Tere jälle siis intervjuu saate Vabavisked järgmises. Jah, ma tegin sükse heliefektiga. Hakkab siis intervjuu saate Vabavisked järgmine osa, mis räägib siis suurfilmi Kalev või kas ikka on suurfilm. Suurfilm. Suurfilmi Kalev tegemisest läbi siis filmi tegijate ja näitlejate, mis sõna ma otsin, vaatevinkli või? Perspektiivi. Nad istuvad meil siia tooli peale maha ja siis me küsime niivõrd tarkasid küsimusi, kui me oskame või niivõrd lolle. Minu kõrval on siis Kaarel Nõmmik ja mina ise olen Mattias Naan, kui keegi ei teadnud. On higi, on verd, on pisaraid, on gossipit, on tõsist juttu. Head kuulamist, head vaatamist. Ja kes meil on siin? Jah, ma unustan selle ära. Siim Maaten. Jah, tuli esimese korraga. Ja keda ta mängis? Meil on tegelikult märkmed olemas, me lihtsalt meelega hetkel ei vaata. Keda ta mängis? Andrus Nagel. Andrus Nagel. On eesnimi, tundub pale nagu. Andres Nagel, oota. Nagel, ütleme Nagel. Nagel, jaa. Siim Maaten, Nagel. Head kuulamist, head vaatamist. Igasti sul on tool pandus siia paika ilusti. Mis täpselt juhtuma hakkab? Me ise ka ei tea. Tegelikult banaani ka. Et me põhimõtteliselt teeme seda Teet Margnat ja Jõekaldat, et me eeldame, et sa oled lihtsalt 6 minutit järjest üksi naljakas. Väga hea. Sul on paberipliiats. Škutt. Škutt ja lusikas. Kurat, ma ei tea, see on nagu siuke off the screen, aga see asi on minus või ma vaatasin, ta on sündinud 3. juuni 85, ehk siis minuga samal aastal, paar kuud minust vanem. Ikka mul poisikese tunne, kui ta siia sisse tuleb. Olgu, tal on mingid lühikesed püksid. Oota, aga sama aasta või? Jah. Siis ju võib olla poisik. Mina või? Jah, sa oled nii palju lühem, kui pikk sa oled. Ma olen poisikese. Arvad või? Mul on ka poisikese tunne. Aga mehena jääbki poisikese tunne vist igaveseks või? See, kus juures abikaasa just saatis artikli kaasa, et see näitab, et on lapsepõlves traumasid palju olnud. Et kui jääd lapseks. Et kui jääd lapseks nagu, et kui ei, aga samas on jällegi see nagu... Ma nagu ei tea, et mul oleks traumad. Ju siis on, ma pean hakkama ka kuskil rääkima. Ma otsin kuskil kaevan välja. Ma ka arvasin, et ei ole ja siis mingi hetk hakkasid, see onu Tiit, kes minu voodi sööbis, ta ei oleks pidanud seal tegelikult... Teil ei olnud onusid. Teil ei olnud onu Tiit, kes tuli öösel su voodisse magama. Räägime siis niisama... Kuidas, jah, kui Essa küs kohe. Oota, tegelikult segan. Nii, tai. Alustame. Just. Mindivoor on see lihtsalt see üks asi, mis me alati siin alguses teeme. Me laseme printerist, et asi oleks autenter läbi faksi ja printeri. Must-valgelt. Faksi? Ära valeta. Ja. No tol ajal faksiti palju. See on siis kogu aeg Nagel ees nimi, Andrus oli või? Kumb? See oli Andrus, jah? Oli Andrus Nagel või? Eeltöö on meil super ajakirjad. Mul ka. Aga on veel mõni Nagel või? Ei, ma lihtsalt mõtlen, et Andrus ja Andres, need on siuke alati ütled. Ja tema on Andrud. Kui pikk sina oled? Siuke 193 sentimeetrit. Ja kui pikk umbes tema? Pikem. Veidi pikem. Ma otsisin sinust pilte, sest et Eestis on näitlejaid palju ja kohe, kui keegi ütleb mulle Siim Maaten, kohe nagu ei tunda ette nagu, sorry, aga juhtub nii on ju. Kui sa mõtlesid Kaarel Nõmmik, kas sul tuli... Muidugi kohe. Täpselt, ma olengi see... Nii, siis guugeldasin sind on ju, et me teaks nagu, kes tuleb on ju. Nii, selline. Väga seksikas Mets Jeesus. Castingu pilt, jah. Ongi, jah? Sa läksid kohale? Siis ma läksin mängima Viikingit. Päriselt oledki Viikingit mängid kuskil või? Jah, mingi võte, mis läks Suurbritanniasse. Selle jaoks. Nad otsisid, siis ma teed vastava pildi ja siis ongi. Aga sa oled erapiltide peal ka samasuguse riietusega või sa lihtsalt üritasid sisse elada sellesse rolli? Tegelikult suht jah, see
kas sul see kaelahe on sama seal pildil? Sama, okei. Selle kohta ma võib-olla pärast küsin isegi selle kaelahete kohta. No jällegi, meil on üks läbiv joon siin, et nende samasuguste juustega ma läksin ka sinna Kalevi castingule, arvatavasti sellepärast alguses võib-olla läksin nagu jäänud sõelale. Siis läksid uuesti kraapima ukse taha. Jah, ma läksin ise kraapima ukse taha, et mis toimub nagu, et Kalev tuleb ja... Meil on siin läbiv joon olnud selles saates, et me nagu tõesti on väga kaunid mehed me kõik siin. Jaa, veider. Nagu tunduks, et Ove Musting võtab nagu ilu järgi. Jah, nagu Valeri Kirss. Jah. Meil on ka pilt ilusat nagu... Absoluutselt. Ta oleks nagu Ove Musting oleks nagu filmimaailma Valeri Kirss. Meeste misteri võistus. Ei, tõesti väga kenad mehed. Me ei pelga seda öelda, sest kogu aeg kritiseeritakse ajakirjandust ja me nimetame ka ennast praegu uurivaks ajakirjanduseks. Et me ütleme meeste kohta asju. Nii, siis tuli mingi hetk oli see pilt oli ja mis ajal see veel tehtud on? See on nüüd Kalevi ajal tehtud. Teed või? Võtete ajal. Kurat, sa oled ikka 1000 näoga mees. Jah. See on võtete ajal tehtud jah, et kuna lokid olid pähe löödud, et siis et jääks märk sellest maha siis. Väga ilus. Ja siis tuli ka veel selline pilt. Jaa. See on siis paar aastat tulevikus. See nüüd üllatab mindki. Aga on. Väike on ju. Tunnistad, et on väike süke. Näed, mis me näeme. Sõrmed on sarnased, jah. Sõrmed on tõesti ja minu arust võib-olla selle sisekõrv on võib-olla kuskilt seal. Siseelundid on üsna sarnased. Jah. Aga kuna sa oled selline, jah, kui sa oled selline ikkagi... Enne kui tõsiseks lähen, ma olen seda rolli teinud. Peiko Täru või? Ei, seda, mis enne ütlesid, et seda kõige ilusamat seda asja. Seda, et jah? Eesti kõige ilusam. Ei, mitte Eesti, maailma. Aga millega seoses? See oli, Soomes oli siuke väike suts oli vaja teha siuksele filmile nagu Tom of Finland. Ja. Oli jah? Ja siis rolli nimi oli kohe. Most beautifulest man. In the world. Most beautifulest man. Selles suhtes skriptis ja castingule ja allkirja panin ka siis. Teeme ära. Aga see on umbes sama vaata nagu, et neid sõpru, kellel on hästi suur peenis, vaata, me võime piibitada, võime välja, et meil on see vabadus. Või siis neid... Isegi peenise pead ära piibitama. Tegelikult Madis ei käse midagi, aga oleneb, kas see jääb sisse nagu... No, kui me ütleks siis. Jaa, oleneb, kas see jääb sisse, unintended. Et need sõbrad, kellel on suur peenis on ju, või palju raha... Kust sa tead, et neil on nagu... Kus sa tead, et suur peenis on? Nad ütlevad üldiselt. Kui sul on väga hea sõber, sa oled aga elus ikkagi mõned korrad saunas käinud ju. Või korvpalli mängida. Ja just. Ja siis ja kui sa nagu teed nalja selle üle, et sa teed nalja selle üle, et neil on nagu palju raha või suur peenis, kokku need ei käi. Need ei käi kunagi kokku. Selle kellel on suur peenis, see on suva. Mis ma siin pingutan. Aga tihtilugu on jah see, et siis nad on nagu niimoodi, et mis asja, ära tee mu peenisele nalja, vaata. Ja siis meil on üks startupi meil, rikas mees, ühine sõber ja siis ta on ka mingi, mis asja, mul ei ole nii palju raha nagu. Ärge seda, ma ei ole nii. Ütle veidi kõvemini ükskord veel, et ta ka kuuleks. Ära ütle rohkem. Et siin oli ka see sama, et mingi, mis asja, maailma kõige ilusamat meest mängime. Mis asja te jamad? Pane ju siia allkirja all. Mis asja? Või sa olid lihtsalt, see ma olen. Lõpuks ometi ka teised. Lõpuks teevad teised ka. No jäävad teised ka, et kaua. Muidu ainult kodus öeldakse, et ema ütleb. Aga kuidas sina siis, nagu me oleme siin juba pannud paika, et pilt ilus mees on ju, kuidas sa näitlemiseni jõudsid, et kas sul oli see lege, et modell enne ja siis väike lause ka juurde või? Kodutöö on tehtud. Ai, ma ei teadnud. Oli nii või? Mille peal ma olen sind äkki mingisuguse Isoveri reklaamis näinud või? Ei, minu arust kõige vahvam ikka see kaubamaja suur sein. Oli jah? Seal hakkas pihta ja siis... Ja sinna see jäi ka. Okei. Ta on siiamaani seal. Ja. See on teiste all. Hakkad kraapimas, tuleb välja. Ei, meil oli külas oli esimene VHS, üldse nagu terve küla peale.
89 või 88, millal me saime, siis kui ma hakkan üldse mäletama. Siis kõik käisid meie juures filme vaatamas ja filmide vaatamine. Ikkagi see oli äge ja filmid olid ägedad ja ega väiksena väga muust aru ei saanud, et mis see filmi tegemine on, et jooksevad, et need teevad filmi, need, kes mängivad. Ja 90ndate alguses need filmid, mis enamasti tulid seal, siuksed action filmid olid ja peale dubleeritud, et vene keeles peale dubleeritud ja vanemad veel tõlkisid, et sealt see siuke pisik või tahtmine külge jäi. Siis ülikoolis mitu korda ei õnnestunud sinna näitlemisse nii-öelda saada. Aga enne proovimist veel oli see vahva sigade revolutsioon. Siis kui, täpselt kui me olime 18 see suvi, just olime saanud 18, siis oli see ja ma olin seal võtteplatsil ja see oli nagu siis ma alles nagu sain teada, et seal nii palju muud teha ja näitleja peab passima enamus ajast, siis ma kiivitsesin nende kunstnike juures, et kuulge, et ma ei tea, teeks midagi ja pärast seksuaalselt sa mõtled või? Mida? Seksuaalselt? Ei. Ma ei saanud aru, et ilus mees igav, mis sa ikka teed? Selle saate nimi on karjääri lõpetamine. Tänks, et tulid. Head aega. Aitäh. Aga sealt hakkas huvi nagu ka teistmoodi huvi filmi vastu kui sellise, et kuidas siis seda tegelikult nagu tehakse ja siis ma Katrin Sipelga abilisena ühe paljudest abilistena seal nii-öelda avastasin seda filmimaailma telgitaguseid ja sealt tekkis ka huvi, et võib-olla mitte ainult näitlemine, vaid ka see nii-öelda see loomine, et hetkel olen ma ju sellises etapis, et ma seal Helsingi kunstiülikooli teatriakadeemias lavastaja magistris õpin, tudeerin, et pigem nagu see lavastaja poole, aga nii-öelda näitleja tahtmine, see on ikka sees, et olen ju siin ja vabakutselise näitlejana siin ja seal saab tehtud, et mul on lavastaja haridus nii-öelda. Nüüd mul on veel suuremad kompleksi. Ma mõtlesin vist mingi endine modell tuleb külla korraks. See oli jah, see oli siukene, ütleme nii, et esimene aasta ei olnud vastuvõttu Tallinnasse, ma arvasin, et Viljandisse ma ei proovi, Viljandis üles kasvanud, ega ma ei taha sinna, tahaks nagu kaugemale ära või Viljandi lähedal, et tahaks ära ja siis ma õppisin õpetajaks, matemaatika füüsika õpetajaks ühe aasta ja siis olid Tallinnas katsed, ei saanud sisse, jätkasin õpinguid ja ütleme, et päris mitu korda käisin proovimas, isegi õpetaja paberit sain kätte ja jõudsin õpetada ja siis mõtlesin, et nüüd viimast korda lähen veel katsetele, näitleja katsetele. Lähen sinna katsetele ja siis kadunud Komissarov, et tead, võib-olla mitte see näitlemise asi, aga äkki lavastamad. Ta teeb Karju Komissarovi. Tegi, väga hästi. Ja niimoodi see läks, et tegin harrastusteatrilavastaja ja professionaalse teatrilavastaja paberid. Okay. Ja sealt ka, kuna ikkagi on nii palju õppimist koos näitlejatega, siis õnneks on lubatud ka mängida mõnda rolli siin ja seal. Aga mis sul on seos olnud korvpalliga üldse, sest Kalevi film? Korvpall on minus see spordiala. Kas sa juhendasid siis nagu teisi tüüpe ka kuidagi, olid abitreener või? See oli nii pikk ikkagi, kui kaua me filmisime, 1,5 aastat, kaua selleks. Covid ja? Ja kõik need pullid, et seal eks me kõik aitasime üksteist nii palju, kui oskasime ja tahtsime, sest me tahtsime ikkagi tehtud saada, jah, kui mul on nii-öelda pallimänguoskus ja olen ka treener olnud, et siis saan panna oma panust, kui palju sellest
sellest ka abi. Oota, kas sa siis tegid seda, mis mulle filmikoolis öeldi, et alati tee võtteplatsil rohkem, kui sul toodetakse? Ehk siis sa proovisid varjata, et sa tead ja sa oskaks treener olla või proovisid varjata, et jumala eest sind tanki lükatakse? Ei, selles suhtes tanki ei lükatud nagu lahtise suhtlemisega, kui keegi küsis ja kui oli võimalus aidata, et muidugi aitasin ja nagu pigem oli ju siuke meeldiv seltskond, meil 20 tükki kogu aeg, nagu 20 näitlejad, kõik tahavad särada ja olla ja samas nagu kõik olid valmis panema oma panust, et ei olnud mingit hõõrumist, vähemalt mina ei näinud, et väga vahva oli ja kui ma oskan, siis miks ma ei peaks aitama või proovima aidata. Noh, elukutselised korvpallitreenerid olid ka ikkagi ju abis. Et võib-olla ma sain, millest mul võib-olla oli kasu, et kui olen olnud nii filmis sees kui korvpallis, siis et kui filmimees küsib korvpallimehe käest, et kuule, tahaks seda näha, siis korvpallimees võib-olla kohe ei saa aru, mida sa näha tahad, et siis ma sain olla see vahendaja nagu, et kuule, ma tahan seda näha, siis ma ütlen, seletan umbes korvpallivennale ära, et see käib niimoodi. Okay. See saaks väga hästi siis mingi Eesti meesmodellide filmis. No, et Eesti meesmodellide elust rääkib film. Siin ma vaatan jälle teemas, vaata, ta modell on olnud samas näitleja lavast. Korvpallitreener, õpetaja. Maita Fissa. Mis veel? Multiinimene. Hobi teatri lavast. Ei, mis see oli? Oota, mis selle Soome kooli see ametid nimetas? Ei, seal on ikka seal on lavastaja magister. Lihtsalt, see on väga lihtne. Teatri lavastaja magister. Ja sul naine on ka soonlane? Kaasa on mul soonlane. Ongi jah? Okei. Aga midagi ma kuskilt ei silma või kõrva, et sa oled Eesti esimese vegan teatri vedaja. Mis see vegan teatri? See nüüd, kui ma olen ära kolinud, siis see keha nii-öelda on alles, aga meie lavastused olid põhimõtteliselt, olid kõik tehtud selle printsiiviga, et võimalikult väikest jalajälge hoida. Okay. Selles mõttes ma mõtlesin lihtsalt, et ei rapi mingisugust oinast laval suurtust vahelduseks. Ei no, et tüüp läks Noa teatrisse, et kui käib, kes teil tööd on, Ojas olid, et järgmine nädal hakkame just tegema siin üht tükki, kus me lihtsalt tapame lambaid ja vedeleme nende veres. No see sümboliseerib seda maailma, kus me elame. Kõik on, võtke kohvriga. Siim oli, okei, ma lähen teen oma vegan teatri. Ja. Okay. Ei, see oli, mul ikka teatribussil olid isegi refid olid ikkagi ka valitud, et oleks ikka vegan. Ja, et nii palju kui suudad. Et kandsime siis, me Kaasaga koos vedasime seda, et nii-öelda oma see, mis me oma elus teeme, kandsime sinna üle ja. Aga sinu jaoks oli siis Kalevi filmi võttel eraldi vegan pall ka või? Kus juures see ei ole ju, see on sünteetilised. Mis ajast see oota, või on kunagi kossupall? No eks ikka alguses on. No peab vist olema. Et muidugi see olid ju juba plätud ka plastmassist. Ja ma just üldse see vegan nagu. Ei no siin selles suhtes, no muidugi. Siis just plätud. Mis mulle endus. Nagu kuskil tuleb ju ka ikkagi piir ette, et täiesti lõpuni ei saa kõik, et oleks nii, et see on keeruline. Kindlasti see liim, mida seal pallis kasutatakse, et seal kuskil on ikka mingit värki sees, et nii ei jõua. Nii sul ka, muidu lõpuks jõuad iga vegan, muidu jõuaks sinna, et issand jumal, aga ma ise ju ei ole vegan. Täpselt. Ma olen elus olend. Eks see pigem on nagu püüdlus millegi suunas. Ma ise olen proovinud, et kui asi läks sinna suunas, et kuidas ma saan kõige vähem, jobu olen ma nagunii maailma vastu. Aga kuidas ma saan kõige vähem jobu olla? Ja mis on mulle kõige kergem vähe jobu olla, et autot ma hästi ei oska.
tahaks käia kohast teise, tahaks ka, aga noh, siis söögivalik, riidevalik, see on nagu see vist aitab, kui on see mingi medal on kaelas või mingi siuke asi? See on minu Setu päritolu. Okei, siis mina olen alati arvanud, et kui keegi hakkab spirituaalseks on ju. Siis kivi kaela. Ei, siis tal esimene asi nagu, et nagu ta ei jõua veel isegi võib-olla valgustada, aga dolomiit. Kohe mingisugused need mingi siuke laadna siuke mingi linane särk, spirit või mis on nimi. Või lillepärg. Pärg ja kohe on mingi tantrafestival ja ja siis läheb 6 aega mööda, siis tal on seal Facebookis on nimi mingi Chantra, Hantra, Mantra ja siis muudab nime ära, et ma olen alati mõelnud, miks see... Ma ei ole veel jõudnud sinna. Mis sa paneks nimeks omale, kui jõuad? No nagu, mis su see spirituaalne nimi on? No Kuu ei oleks. Mingi hiire reaalselt... Okei, et lugesin intervjuud sinuga, et väga huvitavad mõtted ja asjad, nagu mul endalgi on olnud maailma kohta. Aga et sa kirjutasid ka seal või ütlesid, et sa oled feminist ja patsifist. Et kui nagu me võtame selle filmi Kalev, ei ole just kõige feministlikum taies. Nagu ei. Ja ka mitte kõige patsifistlikum. Seal oli nii, oli siukseid vahvaid nagu ääremärkusi või olukordi lihtsalt ise ka raputasime pead ja mõtlesime, et vähemalt me tõime need esile, me proovisime nagu selle sees siis nagu luua mingit elutervet keskkonda koos siis oma lähedasemad, meeskonnakaaslastega, sest me põhimõtteliselt kogu aeg koos seda asja ajasime ja treenid ja et keegi oli jälle midagi tähele pannud, siis arutasime ja mõnikord tõime ka nähtavale neid asju, aga jah, eks ta natukene keeruline värk on mõnikord. Aga sa ei ole seda viimast stsenaariumit sa oled lugenud. Et just, et keegi mainis, et oleks võinud nagu naistegelasi rohkem, mitte nagu meeskonnas selles mõttes. Aga üldiselt neid kõrval naisliine rohkem meile tuua. Loomulikult 1,5 tunniga ei jõua kõike lihtsalt. Aga kas oleks olnud mõni tegelane, mingi tugev naiskarakter, nagu tänapäeval armast, naised on ka tugevad ja naljakad. Väga naljakad on. Ja. Mingisugune söökla, tädi, mingi supilusik. Ei, ära nii kaugele mine. Okay. Kes oli naistegelane sinu arvates, kes oleks võinud nagu rohkem välja joonistada seal, et kellegi kaasa või kas oli üldse nagu Kalevi loos mõni naine, kes oleks võinud veel tugevamalt seal stsenaariumis ja filmis nagu esile tõusta? Hea küsimus need. Ja väga hea küsimus. Ma kohe hüppan ellu tagasi. Mind üllatab. Minust tekitab segadust see, kui siis nii-öelda nende rändsportlaste ehk tippsportlaste või sportlased, kes on tööl, et nende pereelud, et nagu mis asi see on, et nad on mingid satelliidid oma perede juures ja et nagu on küll mingid seriaalid, jalgpallurite naised või mida iganes, aga ma ei usu, et see päris nagu üks ühele nii on, et kõik siuksed glamuuri taga ajavad, omavahel kisklevad nii-öelda see The Real Housewives või mis iganes on, et iseenesest mind selline lugu nagu huvitaks, aga nüüd see lugu ei rääkinud, ta rääkis enamasti seal mõne tegelase omavahelisest jagelemisest selles keerulises ilmaolukorras. Võib-olla tõesti, et kuidas siis Salumetsal nagu tegelikult kodus, et mismoodi, kes keda toetas, kuidas toetas, kunas toetas, miks toetas, et miks mitte. Või kuidas siis
kuidas Aivaril ja Maril kodus elu käis või et noh. Et need natuke seal seda avatakse ja näidatakse, aga see on 1,5 tundi ikka, mille ja, et see on nagu keeruline nii kiiresti ära rääkida, lihtsalt aeg oli selline, et nendes olukordades juhtus, et selles meeskonnas olid ainult tilliga isendid. Ega praegugi veel on. No nüüd ma just jälgisin seda poiste, noormeeste U20 EM-i turniir oli ja seal ikka pingi peal oli vähemalt üks meeskonnaliige nii-öelda abimeeskonnas, et oli ikkagi ka eeldatavalt tillita. Okei. Selge. Et eks neid jõuab korvpallimaailmas, et on ju NBA-ski abitreenereid olnud ja Euroliigas vilet puhuvad paljud juba rohkem kui üks, et see on. Aga siit ongi hea üleminek, et mis on nagu selle, me oleme igalt külalist küsimust küsinud. Aha, jah. Et mis on selle filmi relevantsus 2022. aastal, et miks on seda Kalevi lugu sellisel kujul vaja inimesteni tuua praegu? Nii on. Las jää. Seda vastata. Ei, ma ei tea. Siia lõikame otsa selle. See on no minul pallimängu fännina, just ka spordiala fännina, on see ikkagi maru põnev lugu, et mismoodi see võis juhtuda, ega ju kas see päriselt ka nii oli, et seal on nii mõnedki inimesed vahepeal ümber kirjutanud ja juurde kirjutanud ja välja kirjutanud, et mis seal päriselt, et ja olles seal sees kuulsid muid lugusid, et see võib huvitada, et kuidas mis jõududega lisaks oma vastastega platsi peal pidid nad veel võitlema. Antud olukorras, kus mingisugused kummalised jõud jälle hakkavad vaikselt Euroopas pead tõustma, et see on midagi sarnast, võib-olla midagi kõverpeeglis mingi. Jah, mingi väärtpeeglis, jah. Või noh, et kuskil maailmas see kogu aeg ju toimub, on kogu aeg toimunud ja toimub, et kõik ei ole päris vabad tegema seda, mida nad tahavad. Ja siis selle sees, kus sul on need piirangud kuidagi mingeid suhteid omavahel üleval hoida ja veel meistriks tulla ja olla kõige parem selles üheskoos. Et see on, kuidas meeskond hakkama saab, see on stressi olukorras, see on ju selles suhtes isiklik võib isegi olla, et me siin istume mingis olukorras, kus me katsume midagi ära teha, valmis saada, võimalikult hästi valmis saada, siis ju stressi olukorras me saame sealt tunda, et võib-olla see olukord on veel suurem stress ja nemad suutsid, et äkki suudan ka. Ma ei tea, võib-olla. See on spordifänn, et mis sul endal maailmakinost, üks hea spordifilm, mida soovitaksid kõigil vaadata? Cool Runnings. Jamaica has a bobsled team. Copyrighti peal. Racist. Panen piiksu peale, et midagi laulis. Nad räägivad sellise aktsendiga. Jamaica has a bobsled team. No see on Eesti. Nüüd on õige. Ma just hiljuti vaatasin, see aasta on 2, vist üks Netflixi ja teine, üks Netflixi ja teine Disneysse just NBA mängijatest tulnud 2 filmi, et siis samal ajal mõtlesin, et mis need nagu rohkem on võib-olla hinge ja korda läinud. Kas see, mõtled neid dokke või? Ei, mitte dokke, isegi mängufilme. Mängufilmid, okei. Nemad läksid seda teed, et ühes siis olid, et mängijad olid pandud näitlema ikka kohe ikka NBA tasemel mängijad. Aga see Adam Sandleriga? Jah, see. Ja siis teine vastukaaluks olid siis, kus näitlejad olid pandud korvpalli mängima, et noh, mis oli rohkem nagu Kalevi moodi, et huvitav ka selle pärast vaadata neid just. Ja siis ma jäin mõtlema, et mis nagu hästi palju on mõjutanud. Mäletan, väiksena nägin just siis, kui mul see VHS-i värk oli.
aga kas sa Nageliga said näost näkku kokku ka? Ei, mina ei saanud Nageliga näost näkku kokku, ei õnnestunud. Väga palju vist vaatasid sa mingisuguseid videokaadreid või? Ja ikka vaatasin nii tema biomehaanikat. Nagu selles mõttes või? Jah. Okei. Et kuidas ta pärast mängu pidu pani? Ja. Biomehaanikat siis, et seda jälgisin mingisuguseid, et kas tal on mingisuguseid omapärasid, proovisin neid kasutada mõnes kohas, režissöör küsis, mis sa teed? ei tee, võtan ära. Et ta naeratas hästi palju igal pool videotes ja kogu aeg, et ta oli siuke ka Kuusmaa nagu rääkis meile, et milline ta väljapoole nagu oli ja sealt siis kogusin oma pagasi, mille pealt teda ehitada ja mängida ja oli ka temaga oli üks tuttav oli vestelnud, mis ta sealt siis sai mulle edasi rääkida. Okei, kas sa seda, mul on vahel see, et ma mängin mingit arvutimängu või mingit sporti on ju. Ma pikalt seda mängin, siis ma näen seda uinudes ka. Kas sul selle Kalevi kombinatsiooniga oli ka, et see oli sul nii pähe kulunud, et sa mingi umbes proovid magama jääda ja kõik on mingi, et kust sa pead võtma söödu ja kuhu viskama ja lihtsalt näed luubi peal seda. Need kombinatsioonid olid nii lihtsad, et võime neid kohe hakata jälle jooksma, et suht koht küll, jah. Et mõtleme, muusika oli. Mingisugune põhi on sama. Ja siis nagu mängid selle. Kärbes oli. Et põhi on sama ja siis mängid, vai on maas ja niisamuti tegime ka nende kombinatsioonidega, et mingisuguse põhja paned paika, et kõigil oleks enam selge, et kui on vajadus, sina oled seal, sina seal, et see on selge ja kaamera liigub, inimesed liiguvad, ma ei tea, kui palju jõuab jälgida. Et seda sama ma vaatasin ka siis nendes filmides, mis ma mainisin, et huvitav, kuidas nemad tegid. Suht sarnaselt. Sest see naerdud seda, et kui on mingid autosõidufilmid või üldse stseenid on, kuidas käike vahetaks täiesti suvaliselt. Sest USA vaata, nagu inimesed ammu enam ei kasuta manuaali. Aga siis on need seal Fast and the Furious mingi teiselt, mingi viiendab, kui käib korraga täiesti suvaliselt ja siis auto kiirendab esimese peale. Et see on kindlasti mingi raivult lihtsalt. Ja siis paned detaili vahelegi, pall põrkab maha ja tundubki, siis paned, et pall põrkab veel kiiremini, tempo on üleval. Me ei ole näinud küll filmi, aga me arvame, et need toimivad väga hästi. Ma ise arvan ka, et mida täpselt, sest operaator ja koreograafia ja lavastaja, et see kõik ikkagi on ju mõeldud orgaaniliseks kiiresti edasi, tuleks jälgitav ja. Ja. Nii, oled valmis, Siim? Siim Maaten filmist Kalev, näitleja filmist Kalev, Siim Maaten, sinuga liigume nüüd meie lõpurubriiki, milleks on lisaaeg. Lisaaeg. Lugesin, et... Ta ei näinud stopperit. Stopper ka läks, see ei tähenda mitte midagi, see on cool rekvisiit. Nagu ajast. Päris hea. Lugesin, et ühe rolli tegid sellise, kus sa ainult lesisid. Kas ütled, mis film see oli? See oli Ema, Katri Kõusaar. Oli lavastaja. Ma pole seda näinud, aga sa vist pidid väga palju seal lesima, jah? 15 päevad oli sellised tööpäevad, et ma ärksin hommikul üle. Läksin Grimm vaatas, et näed halb välja küll. Läksin voodisse, viskas pikali. Vedelesin õhtuni ära ja siis läksin koju magama. Aga kas töötasu oli siis selle võrra kuidagi ikkagi nagu ikka näitajad liidu standard. Aga sa mussi said kuulata või samla? Oleks võinud. Kus sa varem olid? Või siis lakkes telekas. Tegelikult oli, eks ikka kui proovitsin ikka nägin vaeva ja et mis nagu tegelikult ja kuidas ja miks ja kas või seda
continuity mõttes, et nagu hoiad nagu jälgid, et mis, kus jällegi asjad võib-olla, mille peale ei tule see, kes sa näed piisavalt õnnetu välja, tule mängi meil koomahaiget. Ma ikka nägin vaeva, tead ikka tükk aega, et halb välja näha. Aga sul siis sul pere ja last ei olnud? Ei, siis sel hetkel oli ainult last veel ei olnud. Ja siis hullult hea praegu, vaata. Ma just ise mõtlen, et hullult hea oleks, kui oleks koomahaiget vaja mängida. Ja lähen castingule, sa näed nii siit välja, kogu aeg silmalused koomahaige nii. Siis kodus pean kogu aeg harjutama. Ja issi peab minema 12 tunniks. Ja lihtsalt praegu kodus ma lihtsalt harjutan filmiks Ema 2 kättemaks. Ema 2 kättemaks. Nii, aga me selle... Lisaaeg rubriik. Kadri, palun, Kadri Kõusar, kui sa saadet vaatad, palume filmi Ema 2 kättemaks, vaadake silma alusid koomaks. Vaata minu omane ka. Täna, mis kell täna ärksid? Ei, ma olengi perest eemal mõneks päevaks, et nagu seda saadet. 3.50. Oi, reis. Uneaeg varst. Nagu selles suhtes, mul ei ole endast kahju, mul on nagu sellest väiksest kahju. Magab nagu beebis on hea väljend. Aga me sellega seoses, meil on mustvalge printeriga lastud, aga me paneme siia need pildid. Kui võime, ma ei tea, kas võib ikka. No hoiame äkki selle peal. No vaatame. Arvad, et on copyright? Näita korralikult. Okay. Nii me otsisime kuulsatest filmidest või vähem kuulsatest filmidest lesimistseene. Kuna sa oled lesija. Esilesija ja pärast seda siis ma tegin selle Tom on Finlandi, seal ma ka lesin ainult. Mul oli 4 stunti veel. Okei. Igastades sellega seoses siis, et hinda seda lesimistaktikat. Esimene on Steven Seagal filmis Hard to Kill, seda sa peaks mäletama. Ja, täpselt mäletan. Kui sa vaatad seda Niko. Nikoks kutsud. Oli Niko ehk Hard to Kill. Jaa. Ta on koomast sealt välja tulnud 7 aastat. Näed sa seal mingid, mis ta vigu teeb või on mingi amatöörlik? Esineb, jah. No Siigali puhul on alati üle mängimine. Esib ka niimoodi. Ta oli enne, ma arvan. Tead, miks ta labe on? Ta oli koomas. Ei saa ju. Ja. Vaata minu. Ei saa ju, noh. Ei saa. Ei, aga selles mõttes ta aga päris hästi lesib Siigali kohta. Aga ta oli ka niimoodi, et ma lesin, aga siis ma koomas, siis ma coolilt. Ja, ei, absoluutselt. Ma kujutan ette. Aga pull on kõht on ikka peidetud. Aga seal ta oli veel sale ju. No sale küll, aga ta ei ole ju kunagi olnud see. Fit. Kas te seda mäletate, on teil see, oli 7 aastat või 9 aastat koomas? 7 vist oli. Mul on mingi selle filmiga mingi loll. Selles filmis ma õppisin, sain teada, mida tähendab John Doe. Kui ma seda filmi okay. Kasulik film. Enne ma ei teadnud, mis see tähendab. Isegi ma mäletan, kust ma sain seda vahetama. Aga sa, vabandust, segasin vahele. Ei, 7 aastat. John Doe ja ma hakkasin mingit lolli varba nalja tegema, et nagu Doe, aga Doe. Ja siis ma avastasin, et ma ei saa varba, aga nõrka peed kuhugi. Lõikame selle. Võid selle visata maha, meil on siuke lahe trend. Aga ütled, et nagu 5-pallisüsteemis lesimine 2. Karm kriitik, jah. Professionaal. Ja nii. Ütlen, ma olen amatööridega töötan. Oled näinud seda filmi James Caan filmis Misery? Jaa. Väga hea film. Väga hea raamat ka. Raamat mäletan isegi parem. Stephen King. Mis asi raamat on? See vaata, ta räägib lugemisest kogu aeg. Kogu aeg. Ma scrollin lugu. See on nagu tekstina film või on raamat? Jah, TikTok, ei ole see. Siin lihtsalt nagu... Ta just suri ära ka James Caan. Jah. Et kas siit tuleb 5 punkti 5? Postuumselt. Lihtsalt selle pärast. Postuumselt lesimise Oscar. Siin ikkagi selle pildi staar on Bates. Ikka ja ilmselgelt Kaan mängib niimoodi alla, et see Bates saaks nii hirmus välja näha, siis ma isegi võt see on hea näitleja nagu tunnus, et ta ei teegi midagi. Ja toimib.
Viiekas, jah. Viiekas, mis on üldse Batesi tegelane on üldse minust üks nagu parimaid pahasid tegelasi läbi aegade seal Miseris. See on siis vaatajale kuulajale Cassie Bates. Cassie Bates. Aga jah, ilmselgelt mängib alla, et toimiks. Aga ei tea, kas siis ka toimiks, kui lugu ei tea. Et lihtsalt vaatad pilti, et miks see ja. Aga me ikkagi teame lugu, nii et. Kahjuks jah. See on nagu, nägin esimest korda neid Tähesõdasid. Kas kuidagi neid vältisin alati, ma ei viitsinud vaadata. Nii siis 2013 vaatasin nii-öelda need esimesed 6 kõik ära. Ja siis kogu aeg teadsin, mis juhtub. Lihtsalt meie kultuur on nii läbi imbunud sellest, et kogu aeg tead nagu, mis on järgmiseks, kes on kes, kus on kes. Kasavad see, nüüd tuleb suur paljastus. Ma tean seda. Aga kus? Lihtsalt. Mina ei ole siiamaani, ma nüüd esimest vaadanud, aga üldse ei tõmba. Mul oli Kalevi filmi vaadata sama, et ma ei tean, mis juhtub. Jah, aga ikka. Nagu, et ma tean ju, et nad võidavad. No, selles mõttes jah. Aga millegi pärast ikka vaatad. Titaanicaga mul oli sama. Nii, järgmine. Lisaaeg, väga kiire segment, lisaaeg. Sudden Death isegi, esimese korvini. Desh. Tabervillide Desh ja Sudden Death. Sudden Desh. Ryan Reynolds. Mäletad seda filmi? Ei. Buried. Buried. Lesib terve film kirstus. Jah, ilgelt suur kirst on. Kastida bändi. Nimelt bändis üks kast, et oleks palju ruumi liigutada. Tõenäoliselt. Segas kogu aeg. Ma ei mäleta isegi, kas ta oli nagu tavalises kirstus või siis kastis. No ta oli mingi nii suur kast. Ja samas seal ta ikkagi ju liigutab ennast kitsas ruumis. Aga samas jookseb ringi kirstu kohta, kui põhimõtteliselt võiks öelda. Aga tehniliselt see on ikkagi lesimine. Jah, seda küll. Hästi lesitud. No diivanil lesid ju siis vahetad kohta ja räägid telos oled, see on ka lesi. Ja just. Ja ei, kaanda ei ole, aga 3 saab kätte. 3 kätte, okei, Reynoldsile 3. Reynoldsi puhul oli üldse imelik, vaata, kui ta oli alguses tuli, siis ta ei tundnud nii seksikas, me siin nüüd on äkki maailma kõige seksikas. Ja ta oli täielik doofus minu meelest. Jah, siuke jaiks. On teil see Ant-Man? Paul Rudd. See on ju praegu ju kõige seksikam. Jah, tema on kõige. Tema on või? Ta on full vampiir, ta oli vana nagu. Selles mõttes, et ta on. Ei, ta võitis selle, mis iganes, kus temagi on see nimekiri, see kõige seksikamad. Forbesi kõige seksikam. Et tead, no väga alguses mõtlesin, et ei ole, aga siis kui, et ta on seksikam. Aga on. Mina. Oled? Kurat, mul on selle. Kellega mul Eestis sama asi on Peep Preega. Ma ei tea teda. See ilukirurg. Ma ei tea. Selle pärast sa oled siis, jah? Jota, ma ütlen uuesti, proovimata, kes Eestis võiks olla seksikam. Umbes see on sama, et nagu Reet Naarannus. Ma ei tea, lähme edasi. Lähme edasi. Ja ei, seda me jätta siis, sest ta ei peksa kunagi hästi palju ja siis ta ei, ma tean ja ma ei hakka. Jah, okei, jätame selle välja. Nii. Väga kuulus. Tead, selle kohta öeldi koolis, et hästi palju peab olema sitt, et roosid saaks kasvada. Siin on samamoodi. Toodad palju sitt, et siis saab saada see üks õieke. See ongi kokku on see 30 sekki see osa. Ilmselt. Ja hästi kuulus lesimine. Ulatan jälle. Vaba. Kuidas siis te seda laulaksite? Goldfinger. Jaa. Goldfinger. Ma oskan Golden Eye väga hästi. No. Golden Eye, sound of weakness. Tal tekkis miniseerik ka. Äge film. Mis see punkti paned? Ma olen selle alla. See on nüüd keeruline. Ma näen ainult nagu kuidagi kuldlõikes on ilusti. Ma ei näita. Mis ütleb? Eesti esilesiga, mis ütleb? Kuldsõrme. Selles suhtes hea töö, mida kuulsuse nimel kõigeks valmis. Ilmselt poorid kõik on kinni, hingata on sitt, paigal püsida on veel halvem. Kaanda ei ole 4,
jah, ei, väga hea selles mõttes nagu ma nüüd kaamerasse hästi lesitud. Hästi lesitud. Aga ma ei oleks arvanud, et nagu klassikaalane 5 saab nagu selles mõttes. Ja aga no nii profi nagu lesimis selgitust ma pole varem. Ja, see on rits. Ja viimaseks selline nagu ka üks minu jaoks väga märgiline lesija. Tunned ära filmi ja seda mina vist ei teadnud isegi. Ja see on Pitt on ju? Jaa, aasta siis oli 93. Et seda... No tegelikult filmi ei peagi teadma. Seda filmi ma ei tea. True Romance. True Romance. Jaa. Quentin Tarantino. Tean Tarantino see filmi ma tean. Arvatavasti ma nägin ka seda siis, et peaks... Seda peab uuesti vaatama. Jah, nii-öelda vähe. Teistsuguste silmadega üle vaatama. James Caan mängib minust jälle see... ei mängi vist. Ei, seal mängib see teine... Dennis Hopper. Jah. See, kes kõike teeb. Tema on mul meeles sealt. Pitt ei jäänud meelde. Ei, see võtab maha. Aga no seks on ju küll. Ilmselgelt kuskil nagu... Kuskilt võt siis kogu minu nii-öelda isiklik lukk argipäevas on kuidagi sealt on nagu mõjutatud nagu see juuksed, see natuke loofakas kindlasti endal mingisugune kivi kuskil kaelas ja piibus. Ja pongis. Ja suits on käes, pong on laual, no kangesti, eks ma olen mõjutatud, aga kaanda ei ole. 4. No ikkagi nägused mehed hoiavad kokku. Väga hea saavutus või väga esimese osas küll väga palju targemaks. Jaa, täpselt see, et poorid kellelgi kinni on, selle peale ma poleks tulnud korragi. Mõtlen nüüd üle nii värvitud. On jah? Siis kuskil kõhu peale jätad ainult sükse, kus saab nahk hingata. Okay. See on ju, nii saab ju ära lämmatada isegi. On jah, et kui suu on lahti, aga kõik poorid on kinni. Nagu selles sitt hakkab igatahes. Igatahes, see on head lõpusõnad sul. No sitt hakkab igatahes. See on ikka nii David Tennanti moodi, selles mõttes ma vaatasin, ei pea jääma sisse, aga vaatasin hiljuti seda, ma olen väga suur sarimõrvarite fänn. Või nagu mitte nende tegude fänn, aga lihtsalt selle mind nagu erutab see teema. No mitte jällegi. Aga David Tennantil on üks paariosaline minisari BBC tehtud, väga kvaliteetne. Ja kurat selle sarimõrvari nimi mul praegu meelde ei tule. Et selle sarja nimi ongi selle sarimõrvari eesnimi. Mängib super hästi. Ühte kuulsad, või briti sarimõrvarit, kes tappis noori mehi. Räpina Jack või? Tappis noori mehi, ta oli ise ka gei. Ja siis ta nagu jättis need laibad endalt tükiks ajaks, et ta saaks nendega koos olla. See on lõbus. Ja siis ta lõpuks hakkas vetsupotist neid laipu alla laskma nagu tükkide kaupa. Ja siis ummistus tekkis. Ja siis tänu sellele allkorrus inimesed avastas, kutsusid selle, ühesõnaga, ta mängib aga ta mängib nii hästi, vaata seda, sest ta mängib nii kuradi hästi seda sarimõrvarit ja see pildikeel ja kõik see nagu nii BBC see top notch nagu directing, kõik asi nagu. Mul tekib sellega tihti nagu küsimus, et kas ta mängib hästi või lihtsalt meeskonnal kõigil nagu kokku vedas sel hetkel, et kõik asjad nagu sattusid kokku. Ei, see on ka hea küsimus ja Kalevi puhul ka sama asi. Kindlasti, absoluutselt. Et see on minu jaoks on, meie alal on väga, väga huvitav küsimus, et kui ma ise, ütleme, teatrirollidesse kaastin, et ma nagu ju ei kaasti, ma ei teagi, mida ma täpselt pean vaatama, mida ma pean otsima. Jah, okei, et kui me teeme filmi, et on vaja, et näeks välja nagu nagel, võib-olla. Et siis ilus pikk poiss,
võib-olla teeme lokid pähe ja äkki läheb, aga ütleme, et kui nüüd, ma ei tea, kas sa tead, kuidas see mõrtsukas päriselt välja nägi? Jah, ma olen taga intervjuusid ja kõike näinud. Et on sarnased. Aga lihtsalt see kõik see Tenanti see vibe ja kogu see asi, aga lihtsalt üldiselt on ka ju, et kui sa vaatad nagu neid making of saateid, üks õudsemaid asju on näha, kuidas filmi üles filmitakse, see näitlemine ja see vaata, kui sa oled nagu ekraanil tundub kõik perfektne, aga vaata, kuidas see, ma ei tea, kes iganes, Joker, Batman seal laua taga, siis tundub nii vastik, vaata see olmeline, vaata see kaameramehed ja kõik kogu see kruu, aga lõpus sellest tuleb mingisugune spektaakel. See ongi see kinoime vist. Väga ilus lõpp Kaarli poolt. Kuule, aitäh, et tulid ja ma kuivatan oma käe ära ja siis suurendab veel. No pigem mitte. Mul ei läinud ainult käsi niiskeks. Aga tõesti juba. No nii, siis on nii. Aitäh teile.